tere jälle tagavaramaleva praegune ja tulevane toetaja. Ma ütlen ainult tere, siis ma lähen kaadri taha ära. Täna on laupäev, minu ühisrahastuskampaania 4. päev ja me oleme oma mikrofonide ja kaameratega kogunenud siia Ahja jõe veergu, kus praegu toimub väike talvine suurvesi. Ja kui seda teksti keegi toimetaks, siis ta nopiks kohe üles, et kirjanik sattus hoogu ja ütles veergu ja tegelikult ta ei tahtnud seda niimoodi öelda ja parandaks selle ära. Nagu öeldud, täna on raha kogumise kampaania 4. päev. Me oleme väga lähedal esimesele verstapostile. Tegelikult peaksin ma praegu kirjutama 1, 2, 3 juttu, 1 aruannet ja veel paari asja. Aga ma hoopis mõtlesin, et ma tahan teha videot sellest, kuidas ma hauandja videot tegin. Oleme jõudnud siia kunstipärase kodumajandusliku installatsiooni juurde. Me ei ole siin juhuslikult, sellepärast et see on nüüd see koht, kus ma filmisin ühe võtte sissejuhatavast videost. Teine väga oluline pildiline komponent oli taust ja valgus. No, kas mul siis taustasid vähe on? Mul on siin kuur, ma ei tee nälja, mul on siin kuur, mille sein on fototaustaks just nagu loodud. Siis on mul siin vallatu kirjutamiskuut, mille sein on samuti taustaks nagu loodud. Aga lõpuks jäin ma pidama siia oma valduste piirile, Riigimetsa serva, sellepärast, et mul ei ole statiivi. Vahetasime võtte paika, sellepärast, et biopuhasti läks tööle ja see tekitab müra. Tegelikult ma ajasin pada, statiiv on siin koha peal, aga väikene. Suur statiiv on väikese põrgulise käes, kes sellega väga mängida armastab. Aga nii siis metsataust. Sellel oli tegelikult ka esteetiline põhjus, nimelt tollel päeval oli sadanud paksu lund, kogu mets oli lumine, lumi võimendas valgust, väga oluline. Ja lõpuks valisin tolle koha seal just sellepärast, et see kaunis kodumajanduslik installatsioon lubas enda peale toetada väikest statiivi. Kohe jõuame teise võttepaiga juurde. See on siis taaskord suurem kodumajanduslik installatsioon ja ka siin ei olnud küsimus mitte niivõrd taustaesteetikas, mis natukene annab soovida. Ma oleks võinud ju, ma ei tea, mõned asjad kokku poole tõsta. Aga jällegi põhjuseks oli see, et siia sai väikese statiivi hästi toetada. Võttenurgad jällegi said valitud, või mis nad valitud, sunnitud selle järgi, kui kaugele ulatus kraemikrofoni juhe. Sellepärast, et kui ma midagi üldse olen oma tööelust õppinud, siis on see, et pilt võib olla udune, aga audio olgu enam-vähem okei. Oleme märkamatult jõudnud maja taha ja minu hommikukohv hakkab otsa saama. Samuti unustasin ma sujuvalt kõndimise käigus ära, mis mu järgmine point pidi olema. Ma arvan, et ma nüüd jätan tänased välivõtted, kus seda ja teist, siirdun tuppa ja näitan, et see esmane video, et seal oli ka päris palju pusserdamist. Nii, tähelepanelikumad kuulajad-vaatajad panevad nüüd tähele, et audio muutus, sellepärast, et ma tulin tuppa. Siin ma kuulsin juba, et tekib päris kõvasti igasugust taustakahinat, seda ma proovin pärast mõne muusikapalaga leevendada. Aga ühesõnaga see, mida te siin praegu näete, see on see, kuhu kõik videomaterjal välja jõudis. Tere, tere, tere! Ja kordus. Ega see ka viimaseks korraks ei jää. Varsti toimub garderoobi vahetus ja siis selgub, et, no näete, selgub, et ega mul see terve tekst ühe korraga ikka ettekandmisel ei tule. Tegelikult ma arvestasin sellega, et ma ei jõua kõike korraga ette vuristada. Isegi kui ma oleks endale stsenaariumi teinud, siis ma oleksin ikkagi pudrutama hakanud. Sellepärast ma kirjutasin mõned märksõnad biopessa
nagu näha juuresolevalt pildilt. Ja siis lihtsalt panin video käima, astusin enam-vähem sinna, kus ma arvasin, et kaader terav on. Spoiler, alati ei olnud. Nüüd on näha juba kerget tülpimust näole tekkimas. Ühesõnaga ma lindistasin korraga pika jupi, pidasin vahet, vaatasin peopesast märksõnu ja samal ajal arvestasin lihtsalt sellega, et ma lõikan pärast jupid vahelt ära. Nii, see on nüüd juba õige mitmes kord kaamera ette astuda. Ma juba umbes tean, kus kohas seista. Ma ei ole heli kontrollinud, õnneks kõik enam-vähem töötas. Aga nüüd kohe varsti videomaterjali tagasi vaadates ma avastasin, et väga ilusasti on pildi pealt näha, kuidas ma nätsu põske lükkan. No kas saab enam-vähem puhtalt filmitud? Vaatame, valmistume. Noh. Tere tuli ära. Ja, jutt jookseb. Ilmekamalt. Lase tulla. Ja siin on näha, kuidas ma nätsu põske lükkan. Seda ma kontrollides nägin juba kaugelt. Paistab, et see vist ei jäänud viimaseks võtteks selle koha pealt. Ja mõte jookseb kokku 4, 3, 2, 1, juba jooksiski. Ma ei ole ikka veel nätsu välja sülitanud. Väga piinlik. Siis kui jutt oli sisse räägitud, siis ma tuterdasin kaameraga niisama mööda õue ringi, et saaks vaheklipikesi. Näiteks siin loomelinnakust selline linnakupoolsem vaade, võsapoolsem vaade, see läks kasutusse ka. Nii, ja siis üritasin põigata sisse ka kirjutamiskuuti, mõtlesin, et äkki raamaturiiuli taustal saaks mingisuguse vaheklipi panna. Aga nagu näete, siin on nii pime, et ma ei hakanud üldse vaeva nägema. Puurit oli küll ilus ja valge, aga lõpuks seda ma ei kasutanud videos. Küll aga kasutasin selliseid lumiseid, jõiseid võtteid vahe selliste, kuidas ma ütlen, videokomadena siin ja seal. Nii väikene selline dünaamilisem vaheklip. Jah, seda ei olnud nii kerge kätte saada, kui paistis. Ja ega pärast lõpuks see pesupulk peale ka ei jäänud väga. Siin ma nimelt ühe käega hoidsin kaamerat ja teise käega üritasin kaadris püsida. Veel jõge. Siia võiks mingi paaniflöödi panna taustale jooksma, siis oleks nagu päris. Ja siin jõnksud näitavad seda, et jah, mul endiselt ei ole korralikku statiivi siin ja pärast. Nii, aga ma arvan, et on aeg siirduda järgmisesse võtte kohta. Jah, kohe nüüd, iga hetk. Ja, lähme. Just. Nagu täna. Ma korraks proovisin sauna ees ka filmida, aga seal ma ei saanud sihukest nurka ja tundus, et valgus kaob lihtsalt käest. Nii et veel kord võttepaiga vahetus ja jälle mikriga mässamine nagu täna. Seda ma ei mäleta, mitu korda ma siin teksti läbi lasin. Siin oli see häda, et see tekst hakkas juba nagu selgeks saama või kui poolest mõte hakkas välja settima. Aga minu arust siin teravust jäi vähemaks, valgust jäi vähemaks. Ma ise hakkasin ära väsima. Nii et lõpuks ma osaliselt võtsin siit mõned jupid lõppvideosse, aga üksikult võttes ei olnud ei üks ega teine salvestus päris see.
märkamatult oleme jõudnud pärastlõunasse ja ma arvan, et ma lõpetan selle õpetliku videotootmise video nüüd ära. Vaatame hooandjat ka. Näete, kui palju toredaid projekte siin on. Igasugusele huvile. Oh, sa poiss! Tuleb välja, et minu projekt on mööda pannud esimesest verstapostist, mis tähendab seda, et tuleb tööle hakata. Meie järgmine kogumise eesmärk on 1500, sinna on veel palju maad ja nagu ütles hooandja esindaja, palju tööd on veel ees, aga romaaniga hakkame nüüd pihta. Aga teie nautige seda videot, vaadake, mis ma kõik valesti tegin, tehke ise paremini. Keegi on võtnud haruldase kingituse. Haruldane kingitus nimelt hakkab sisaldama autentseid minu käsitsi kirjutatud märkmeid, mõned neist otseõppustelt. Ja see haruldane kingitus on sellepärast haruldane, et neid lehti on väga piiratud kogus, nii et need tulevad nimelised, haruldased, ilusad. Aga selle kõigeni on veel aega. Praegu lõpetan. Tänan kõiki seniseid toetajaid ja püüame leida neid, kes seda raamatut lugeda tahaksid, aga kes veel ei tea, et see eksisteerib. Kas ma prillid panin ette? Okei, jah.